ma arvan, et kui inimene armastab raamatuid ja armastab eesti keelt ja armastab teisi keeli õppida, siis see on kuidagi mingil moel ootuspärane. Et ega see ei olnud nüüd nii, et ma oleksin lapsena teadnud, et ma tahan tõlkijaks saada, aga ma arvan, et näiteks siis keeli õppides hakkas mulle tunduma, et see võiks mulle sobida. Näiteks taani keelt õppides olin ma juba sahtlise tõlkija. Ma lihtsalt raamatuid, mida me lugesime ja mis mulle väga meeldisid, ma tõlkisin lihtsalt enda jaoks. Tõesti veel mitte mõttega neid isegi kuskile pakkuda, aga et mulle endale meeldis proovida, kuidas see eesti keeles kõlab. Ja teiseks ma arvan, et siis ühel hetkel ma avastasin, et mulle meeldib nii-öelda selline nagu jäljendamine või selline vahendamine, mis on minu arvates tõlkijale oluline, et autori hääl endast läbi lasta, et anda seda autori häält edasi eesti keele sõnadega. Ära õppima on muidugi üldse selline huvitav väljend, et võiks ju kohe öelda, et ma ei olegi seda ära õppinud, nii nagu ma ei ole võib-olla ka eesti keelt lõpuni ära õppinud, et see on selline elukestev õppimine. Aga ma arvan, et ma alustasin seda 90-ndatel siis, kui tuli see aeg, kus siin meie jaoks maailma avanes ja ülikoolis tuli üha rohkem võimalusi ja tuli esimene taani lektor ja ma arvan, et juba tema kaudu sain ma sellise väga tugeva põhja, et see juba siis, et ta oli ise selline väga põhjalike teadmistega kirjandushuviline ja kultuurihuviline, nii et õpin edasi arvatavasti, aga jah, ju siis ma arvan, et sai juba üsna kiiresti tugeva põhja kätte. Üks vastus on ilmselt see, et mulle meeldib kirjutada õhtul vaikuses. Et see on nagu väga mõnus, kui kõik teised on magama läinud ja ma saan üksi olla ja eriti talvel meeldib mulle siis niimoodi üksiku lambi valguses võib-olla kirjutada. Aga teisest küljest võiksin ma ka öelda, et tõlkimise seisukohast on ka suvi väga hea, et kui saab seda ühendada kogu muu mõnusa eluga, mis meil siin Eestimaal sellel ajal parajasti on, et see tõlkimine ei ole ju ka mitte ainult kirjutamine, aga siis on see võimalus kohe käepärast alati, et kui oled paar tundi kirjutanud ja mõte enam ei jookse, et siis mõtetega minna edasi jalutama metsa või mere äärde ujuma ja siis võib-olla tuleb just see õige sõnastus vahepeal pähe. Üks väga tore asi on just see, et see nagu leida äkitselt neid, mille peale pole ise tulnud, mingid äkitselt uusi sõnastusi. Aga üldisemalt on võib-olla minu jaoks isiklikult hästi tore ka see, et ma saan minna sügavale raamatusse sisse, et nagu öeldud, et tõlkimine on põhjalikum lugemine, mis tähendab, et ma saan minna sellesse maailma sügavale sisse ja ma saan teada uusi asju kogu aeg. Et kas on seal tegelane tegeleb astrofüüsika või teeb mulle seni tundmatuid toite ja ma pean sellest kõigest kuidagi jällegi teada saama. Ma pean teada saama rohkem, kui raamatusse läheb. Näiteks ka siinsamast Titte Viise raamatus ma ei ole ise lõpetanud, ma olen lõpetanud Eestis gümnaasiumi ja siis oli väga põnev, et ühtepidi see on selline üldine noorte problemaatika, aga teistpidi see on antud just selliste kultuuriliste traditsioonide kaudu, mis seal on täiesti teistsugused või osalt teistsugused vähemasti. Samamoodi, et siis tuli uurida, et kuidas see käib süstasõit, mida ma ka ise ei tea sellest väga palju. Ja näiteks, mis on ka väga tore, et tänapäeval on ju väga hea minna ja lisamaterjali otsida väga kiiresti internetist, et Titte Viise näiteks on ise kohe kirjutanud või sellise väikeses ühes intervjuus andnud sellise playlisti, mida tema kuulas selle raamatu kirjutamise ja mis kõik ei ole otse siin raamatus sees, aga tema jaoks olid olulised näiteks, et mis kuidagi tegelase sellist meeleolu või olemust avavad. Nii et see loodetavasti mitte ainult ei anna see siis lugejale midagi juurde, vaid tõesti minule isiklikult ka kogu aeg avardab minu maailmapilti.